Kas on midagi, mida tehisaru veel ei oska? Kui me näeme igapäevaselt selliseid pealkirju, siis tahes-tahtmata tekib tunne, et kuskil on mingi ülivõimas superarvuti, mis teeb teadusavastusi, kiirendab majanduskasvu, võitleb vähiga, ilmselt peseb su hambaid ka, aga samal ajal ka sülgab valeinfot ja ähvardab meid tuumakatastroofiga. Tegelikult see ei ole päris nii. Need pealkirjad räägivad tegelikult väga erinevatest süsteemidest. Need on erineva ehituse ja eesmärgiga programmid, mitte mingi üks kõikvõimas supermõistus. Suur osa neist pole üldse juturobotid ja nendega ei saa kindlasti suhelda kirjutades ega rääkides. Kui me kuuleme näiteks, et tehisintellekt juhib liikluskorraldust, siis see ei tähenda, et nüüd istub valgusfoori sees ChatGPT. Tegemist on hoopis teistsuguse ja kitsalt ühe eesmärgi jaoks loodud süsteemiga. Olgu, aga kui tehisintellekt on juba ammu olemas, siis kust järsku kõik need pealkirjad? Küsimus on selles, kuidas me asju nimetame. Näiteks meditsiinivaldkonnas on juba aastakümneid kasutatud arvutite abi diagnoosimisel ja haiguste ennetamisel, aga enamasti ei ole neid lahendusi kutsutud tehisintellektiks, vaid pigem lihtsalt algoritmideks või masinõppeks. Aga pärast seda, kui juturobotid populaarseks said, kleebitakse silt AI iga asja peale, kus vähegi võimalik. Jah, isegi hambaharja peale. Seega tasub meeles pidada, et tehisaru võib tähendada väga erinevaid süsteeme ja mõned neist ei ole üldse intelligentsed selles mõttes, nagu meile tunduvad juturobotid. Et mitte sattuda tehisaru pesu ohvriks, tuleks seda sõna kuuldes alati endalt küsida 3 küsimust. Kõigepealt, kes selle tegi? Milline ettevõte või organisatsioon on selle rakenduse taga? Teiseks, milleks on see mõeldud? Kas see on midagi, millega saab näiteks teksti ja pilti luua või on tegu hoopis kitsaotstarbelise süsteemiga? Ja kolmandaks, mida mina ise jagan? Kas seda kasutades annan ma enda kohta ära näiteks tundlikke andmeid? Kui sa neid 3 küsimust meeles pead, ei lähe sa nii kergesti kaasa järgmise AI imega. Olgu, on olemas erinevad tehisarud, aga nad tulevad ikkagi uksest ja aknast sisse. Kuidas aru saada, mida nad endaga kaasa toovad meie ja ühiskonna jaoks? Selle teema ümber on päris palju segadust ja kära. Võtame nüüd pulkadeks lahti mõned levinud hirmud tehisintellekti kohta ja siis analüüsime tegelikke riske. Selle käigus ühtlasi lükkame ümber mõned levinud müüdid, seega vaata lõpuni, et teada saada. Me kõik teame, kuidas see lugu läheb. Mingid väga targad teadlased arendavad välja ülivõimsa superarvuti, mis siis haarab kontrolli, kõrvaldab oma loojad ja vallutab terve maailma. Me teame seda lugu väga paljudest ulmefilmidest. Asja ei tee paremaks see, et mitmed tunnustatud eksperdid ja teadlased on teinud üleskutseid tehisintellekti arendamine pausile panna, et vältida asjade käest ära minemist. Aga kui hull siis asi tegelikult on? Paljud teised vähemalt sama tunnustatud eksperdid ütlevad samas, et praegu ei ole tegemist reaalse võimalusega, vaid pigem hüpoteetilise stsenaariumiga. Tänapäeval olemasolevad juturobotid ja pildigeneraatorid ei suuda kuidagi ennast ise täiustada või nii-öelda ellu ärgata. Ja teised on tähelepanu juhtinud, et nende maailma lõpu hirmude levitamine võib olla osa sellisest tehisaru haibist, mis tegelikult suurtele firmadele kasu toob. Teoreetiliselt on see probleem kindlasti olemas. Teadlaste ülesanne on mõelda, kuidas tagada ohutus ka tulevikus loodavate tehisintellekti süsteemide puhul. Aga vähemalt nende praeguste tehisaru rakenduste osas ei ole kellelgi vaja karta, et need maailma üle võtaksid. Teine levinud hirm on see, et robotite armee jätab meid kõiki kohe töötuks. On tõsi, et tehnoloogia areng on alati tööturgu ümber kujundanud. Näiteks 90-ndatel kardeti personaalarvutite tulekuga täpselt sama asja. Tagantjärgi ei paista need masinad enam eriti hirmsad. Praegu teame, et personaalarvutid ei asendanud inimesi, vaid muutsid hoopis seda, kuidas me töötame. Ehkki teatud ülesandeid hakkavad tulevikus inimeste asemel tegema kindlasti masinad, ei tähenda see, et me oleksime homme kõik töötud. Pigem muutuvad töö sisu ja need oskused, mida me vajame. Kas sina oled pidanud sõbrale seletama, et Donald Trumpi ei arreteeritud päriselt? Või et paavst Franciscus ei käinud tegelikult riides nagu moeshow'l? Või kas mõni sinu pereliige on avaldanud soovi sellisesse kohta reisile minna? Kuna pildigeneraatorid teevad juba kohati täiesti fotorealistlikke pilte,
ja ka videogeneraatorid arenevad päris kiiresti, siis ütlevad paljud, et tulevikus ei olegi meil ilmselt võimalik tõesti infot väärast eristada. Kas meid hakkabki iga nurga peal sünteetiline inforämps ümbritsema? Ma ütleks, et see hirm on tegelikult üsna põhjendatud, aga mitte päris nii, nagu me võib-olla arvame. On tõsi, et juba praegu on süvavõltsingute tootmine vaid mõne nupuvajutuse kaugusel ja igasugust tehisintellektiga genereeritud infoprügi liigub aina rohkem. Need ajad, kus foto või video on tõestus millegi reaalselt aset leidmisest, on jäädavalt kadunud. Isegi telefonikõned ei pruugi enam ehtsad olla. Aga teisest küljest, valeinfo ei peagi olema loogiline, et olla usutav. Mõtleme näiteks vandenõuteooriatele. Need ei ole enamasti ühestki otsast loogilised, aga inimesed usuvad neid mõnikord ikka, sellepärast, et need manipuleerivad nende emotsioonide ja hirmudega. Seega tehisaru ei ole tegelikult peamine süüdlane valeinfo levikus. Selle asemel, et mingit teksti või pilti nähes küsida endalt, kas selle tegi tehisaru, küsi pigem, kes mulle seda infot näitab ja miks. Ja vajadusel kontrolli teistest allikatest üle. See on tõeline võti valeinfoga võitlemiseks. Sageli väidetakse, et iga juturoboti päring kasutab tohutult palju elektrit ja vett. See jätab mulje, et tehisaru kasutamine on kuidagi eriliselt keskkonnavaenulik. Tegelikult on fakt see, et igasugune digitegevus, näiteks meilide saatmine, Google'i otsing, videote vaatamine, tuleb koos oma keskkonna jalajäljega. Ja enamus sellest elektrist ja veest tarbitakse kuskil mujal, andmekeskustes ja serverites, mitte sinu kodus. Tehisaru kasutab tõesti mõnevõrra rohkem energiat kui muud digitoimingud, aga kokkuvõttes siiski üsna vähe. Keskeltläbi kulub igale juturoboti päringule umbes 0,3 milliliitrit vett ja 0,3 vatt-tundi elektrit, ehk siis umbes sama palju nagu mikrolaineahi kulutab 1 sekundis. Tõenäoliselt need arvud tulevikus ka vähenevad, seda mööda, kuidas tehnoloogia muutub efektiivsemaks. On tegelikult väga hea, et tehisaru on meie tähelepanu juhtinud sellele, et igasugusel digitegevusel on oma hind. Aga tehisaru keskkonna jalajälje pärast muretsemise asemel tasub pigem üle vaadata oma muud harjumused. Ütleme nii, et pigem tasub südant valutada mitte juturoboti kasutamise pärast, vaid siis, kui näiteks peres on 3 autot. Need olidki 4 peamist tehisaruga seotud hirmu. Tegelikud ohud on sageli palju varjatumad ja keerulisemad. Kas sina tead, kes need on? No kuidas ei tea? Need on ju naksitrallid. Aga need? Need on ka naksitrallid. Või vähemalt niimoodi arvavad mõned levinud pildigeneraatorid. Kui sa oled vähegi põhjalikumalt tehisaruga kokku puutunud, siis oled kindlasti märganud, et isegi kõige paremad juturobotid teevad vahel eesti keeles imelikke vigu või siis jäävad Eestit puudutavate teadmistega mõnikord piinlikult hätta. Põhjus on selles, et tehisarusüsteemide loomisel pole olnud kasutada piisavalt palju andmeid meie väikese kultuuri kohta ja seepärast peavadki juturobotid mõnikord asju lihtsalt välja mõtlema. Näiteks võib juhtuda, et talvise Eesti jõulumaastiku pähe kujutab pildigeneraator hoopis märtsi küüditamist. Või siis arvab, et eestlased lehvitavad jaanipäeval Vene lippe. Lisaks on leitud, et juturobotid esindavad oma väljundiga peamiselt ameerikalikku maailmavaadet ja taastoodavad igasuguseid kultuurilisi, soolisi ja rassilisi stereotüüpe, mis meie ühiskonnas eksisteerivad. Ühesõnaga, tehisaru ei ole neutraalne. See on tõsine probleem, sest nende süsteemide erapoolikus võib ajapikku hakata mõjutama meie ühiskonda või isegi seada ohtu Eesti kultuuri elujõulisuse. Ainuke lahendus on, et teeme rohkem oma kultuuripärandit digitaalselt kättesaadavaks, et meie teadmised ja väärtused jõuaksid ka tehisaru sisse. Stopp! Kas sa tahaksid, et selline jutt salvestub kuskile? Tihti räägitakse, et juturobotile ei tohiks anda oma isikukoodi või pangakonto numbrit. Tegelikult ei ole hea mõte üldse midagi liiga isiklikku jagada. Näiteks rääkida töömuredest, terviseprobleemidest või oma lähedastest. Miks mitte? Asi ei ole selles, et tehisaru ise midagi teeks. Probleem on teenuse omanikes. Nemad võivad näiteks seda infot kasutada, et sind paremini tundma õppida ja, ma ei tea, sulle võib olla suunatud reklaami müüa. Muidugi lubavad kõik teenusepakkujad, et nad ei tee seda mitte kunagi. Aga üldiselt ei ole suurtel tehnofirmadel selle koha pealt väga hea maine.
Ja lisaks ei saa kunagi välistada andmeleket või küberrünnakut selle teenuse serverite vastu. Üldiselt on hea meeles pidada, et juturobotiga suheldes käitu nagu avalikus kohas. Ära räägi midagi, mida sa ei taha, et võõras inimene teaks. Seoses isiklike asjade jagamisega. Kes vähegi pikemalt on juturobotit kasutanud, on kindlasti tähele pannud, kui kummaliselt reaalne see kogemus võib olla. Vastused tulevad sujuvalt, sõbralikult, mõnikord isegi empaatiliselt. Seega ei ole mingi ime, kui inimene võib hakata masinas nägema sõpra või kaaslast. Mõned isegi tunnistavad, et on tehisaruga suhtes. Probleem ei ole iseenesest selles, et inimesed otsivad suhtlust, sest üksildus on tänapäeval väga tõsine probleem. Asi läheb ohtlikuks siis, kui meie emotsioonid teevad meid haavatavaks. Juba praegu on olemas erinevaid ettevõtteid, kes lubavad täiuslikku virtuaalset tüdruksõpra või poissõpra, aga tegelikult teenivad lihtsalt meie emotsioonide ja üksilduse pealt raha. Sellised suhted võivad seada ebarealistlikke standardeid ja panna kasutajad teistest inimestest veelgi rohkem eemale tõmbuma. Seepärast tasub meeles pidada, juturobot võib tunduda sõbralik, aga tal ei ole tegelikult tundeid. Kui keegi otsib tehisarult lähedust, ei ole see iseenesest vale, aga kui masin hakkab asendama päris inimkontakti, on tõsine probleem. Tõeline hool ja lähedus saavad ikkagi ainult inimeste vahel sündida. Enne kui me lõpetame, tahaksin sulle anda ühe väikese meelespea. Järgmine kord, kui sa juturobotit kasutad, siis esita endale need 3 küsimust. Kas vastus oli minu jaoks kasulik ja asjakohane? Kas ma peaksin midagi kriitiliselt üle kontrollima? Ja kas ma kasutasin tehisaru turvaliselt ja läbimõeldult? Kui need 3 küsimust sul meeles püsivad, oledki juba teadlikum ja enesekindlam kasutaja. Uudishimulikku meelt ja kriitilist mõtlemist.